hea on olla Jumala sõna juures, sest see on see päev, mille issand on loonud meile, et olla koos tema sõna juures ja ma usun, et Jumala sõnal on võime meie ellu rääkida just nimelt seda, mida me siis ka vajame antud hetkel või antud ajas, sest et iga uus armupäev on tegelikult järgmine hetk meie elus. Jah, nii et ma tooksin siin esile väga lihtsaid võib-olla mõtteid näiteks sellest kadunud poja loost. Ja see, ma usun, ma ei hakka seda ette lugema, see on üsnagi pikk lugu on see, mis siin piibel räägib, aga me oleme piibliga vist enam-vähem oleme kursis. Sellest on üsnagi palju räägitud, aga jutt on siin, tahaksin selle nagu alguses esile tuua, et jutt on ju siin, mis on siin nagu peal kirjastatudki, tähendab, mis sõna kadunud pojast. Vaadake meile, ma ei tea, kas me oleme kogu elu niimoodi kuulnud seda sõna jagamas, nagu oleks kogu see asi tiirleb ümber kadunud pojal, on ju. Ja siis inimesed ütlevad, aga me kõik oleme ühed kadunud pojad, keda Jumal on leidnud ja nii edasi. Tegelikult ma pööran selle asja natuke nüüd teistpidi. Jutt ei ole siin, ütleme keskpunktis ei ole kadunud poeg. Keskpunkt on isa. Ja nüüd tuleb ümber häälestada ennast natukene. Sest üleüldiselt, ütleme kogu selles kristlikus maailmas, ütleme kui jagatakse sõna, siis alati nagu inimene asetatakse selleks keskpunktiks ja Jumal on kui see, kes tuleb ja teenib siis inimest. Mõtle sellele natukene. Ma tahan seda nagu ümber häälestada. Teate, siin on vahel väikesed nihkeid on tarvis teha. Aga sa ei saa Jumalast kunagi õiget pilti, kui inimene on keskpunktis. Tahad või ei taha, lihtsalt nii see on. Sest inimene ei ole loodud keskpunkti. Jumal on keskpunkt. Ja kõik, mis siin elus ja maailmas tiirleb, kõik tiirleb ümber Jumala. Kaasa arvatud inimesed. Aga meie paneme tihti tagajärje, paneme ette. Või mida me taga ajame, need asjad. Ja siis me tahame, kuidas ütleme, mida me täna taotleme? Paljud ütlevad nagu otse välja, me tahame ärkamist. Oda, mis sa sellega silmas pead ja mõtled? Tahad ärkamist. Et kõik inimesed tuleksid Jumala juurde ja kõik inimesed saaksid aidata. Ei, see ei ole ju vale, see on ju, aga see on kahjuks tagajärg. Vaadake, issand tahab olla aukohal. Ma just mõtlesin, kui me algul siin laulsime ka. Me oleme tulnud kui ühte pidukotta. Teate, pidu peab täna issand. Aga inimesed tähistavad. Näed sa seda? Ma räägin, inimene tavaliselt ei mõtle nii. Inimene mõtleb alati nagu sellest enda lähtepunktist. Mis mina sellest saan, kuidas see mulle mõjub, kus mina seal olen, kas mina olen seal keskmes või ei ole ja nii edasi. Kõik on nagu mina mulle ja minule. Aga teate, see ei ole üldse Kristus. Kristus on hoopis midagi muud. Kristus on see, kes on tema. Nagu öeldakse äris, kolm tähtsat asja, asukoht ja asukoht. Ma ütlen ka, kogu selles Kristuses, selles temaatikas on kolm olulist asja. See on see, kes on tema ja veel kord, kes on tema. Ja see on nüüd sinu ja minu häälestamine temaga. Ja vaatame seda nüüd siin kadunud poja loos. Vaadake, ta ütleb selle loo alguses ja isa jagas varanduse nende mõlemate poegade vahel. Aga juudi traditsiooni järgi pidi vanem poeg saama 2 osa nii palju, kui sai noorem. Mõtle sellele. Peaks nii olema. Ma ei tea, kas siin täpselt oli, Jumal teab. Aga vähemalt juudi traditsioonis see on, sest jutt on siin ju juutidest. Nii, ja kui ütleme see
poeg, noorem poeg, kes on nüüd ära raisanud kogu oma varanduse, vaatab seda lihtsalt selle asja käiku. Vanemal pojal ei tohiks puudus olla mitte millegist. Aga vaata tema mõtteviisi. Ta kannab orja mõtteviisi. Kuidas poeg saab kanda orja mõtteviisi? Ma küsin täna, aga kuidas Jumala poeg tänasel päeval saab kanda orja mõtteviisi? Kuidas on see võimalik? Siis on midagi nihestunud. Inimese vajadus, inimese olukord, kõik see, mis on inimesega on tulnud fookusesse ja eest on ära kadunud isa. Kus on kõigi heade andide andja. Või nii nagu ta siin ütleb ka vanemale pojale, tea, kõik, mis on minu, on ka sinu. Vaadake, milline halleluuja power või selline plahvatus, mis korraga esile tuleb. Vaadake nüüd, kui see noorem poeg tuleb koduteel, isa jookseb talle vastu. Või ma ütleks ennem võib-olla seda ka, et kui ta üldse varandused jagab. Teate, selle noorema poja mõtteviis on huvitav. Et ta ütleb isale, ma ei tea, kuidas on näiteks, mida meie kogeme oma elus näiteks kogeme. Aga ärme vaata võib-olla seda oma elu sellisena, vaatame ikka isa poolt endale. Aga see süüdistus, mis hakkab noorema poega süüdistama, on seesugune süüdistus. Ta ütleb ju isale, isa, ma tahan, et sa oled surnud. Ma tahan oma vara kätte saada. Mina mulle ja minule kuulub, et ma siis saan teha, elada, olla, käia, vaadata maailma ja midagi siin kehtestada maailmas. Täpselt mäletate patu langemise lugu. Täpselt sama analoog. Kurat kehtestab või see madu kehtestab Eevale selle sõnumine, kui Jumal hoiaks varjul sinu eest midagi väga väärtuslikku. Ja vaadake, kõik asi läheb Jumala pildist nihkesse. Ja edasine on kaos. Midagi nagu ei ole teha. Pilt läheb ära, tähendab Jumalalt, kes loob inimesega suhet, tahab elada inimesega, tahab inimese kaudu esile tulla, läheb see käest ära ja korraga on inimene taotleb midagi, inimene tahab saada kellegiks, inimene tahab keegi olla ja siis on kõik kadunud käest. Ja pettus missugune, saad targaks, oled keegi ja nii edasi. Nagu sama muster käib läbi, ütleme, piibli seoses sellega, mis on seotud inimesega. Aga nüüd on hea, kui vaatame selle noorema pojale koju tulekut. Näiteks tema ütleb niimoodi, mis asi paneb teda liikuma üldse kodu poole. Me vahel arvame, et ta parandas meelt. Loe hoolega sõna, kus kohas on siin meeleparandus? Võiks öelda, kõht karjub. Mul on nälg. Mis meeleparandus? Üks seal, kui Jeesus räägib seal, kas see on sellest 5 leivast ja 2 kalast ja siis ta küsib, kas te ikka veel ei saa aru sellest? Tähendab, mis sõnast? Mäletate, seal on umbes analoog asi tuleb esile. Kas te ikka veel ei saa aru? Ja siis ta nimetab seal, et sellepärast, et teie sõite ja teie kõhud said täis. Oli asja sisuline mõte. Inimesed on näias. Ihu vajab süüa. Pole ju vale, muidugi vajab. Aga see, millest Jumal räägib, tegelikult seal ei ole üldse seda sees. Ja samamoodi öeldakse ka vahel, et noorem poeg tegi ju ilusa meeleparandus, et ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu eesega ei ole enam väärt, et mind su pojaks üldse hüüteks. Pea mind kui üht oma palgalist. Aga aruta lahti selle asja mõte. Siis ma olen jälle see palgaline sinu teenija ja mul on õigus leiba vastu võtta, sest kui palju on minu isa majas neid palgalisi ja neil on leiba küllalt ja neil jääb üle ja mina seakarjas ja mul ei ole mitte midagi siin võtta. Mõtle loogikat. Küsime, aga kus siin on meeleparandus? Ütleme see kõht karjub. Kõht koriseb või kuidas ütleme selle asja sees. Et midagi annab märku, et mul on nälg, ma vajan süüa.
ja nüüd tuleb valmistada isale kõne, et isa aru saaks, et ma olen väärt olema seal üks tema palgalistest. Ma ei tea, mida isa mõtleb. Mõelge loogikaga, sa oled ise poeg või sul on poeg või, ja kui see sellist juttu ajab. See on vahel nagu kummaline seda teate mõelda, et miks on asjad nii, et mina ja minu vajadus on see esmane. Teate, Jumala kuningriik on esmane on Jumal ja tema õigus. Ei ole esmane mina ja minu vajadused. Inimene kehtestab selle niimoodi ja sellele ehtatakse asi. Aga see ei ole see, mis on Jumala kuningriik. Nii et kui see poeg tuleb, siis pange tähele ja poeg hakkab ettekannet tegema nii-öelda sellest meeleparandusest, siis isa ei reageeri üldse sellele. Isa ainult hüüab, tooge kiiresti kõige see hinnalisem või see parim kuub talle selga, pange õigus rüüda üle, et ta umbes vait jääks. Andke talle sõrmus, sõrme, kingad, jalga, kõik, varustage teda kõigega, et ta aru saab, ta on isa poeg. Et taastuks see, kes ta tõelisena on. Tead, seal on väärnihe tekkinud. Ja kuidas sellest väärnihkest välja saada, isa peab tulema fookusesse. Teate, ma tooksin siin võib-olla mõningaid kirjakohti välja, et lihtsalt ma tahan seda pilti siit ja sealt näidata, läbi, ütleme niimoodi, piibli siit ja sealt võtta. Vaadake, 1. Johannese kirja 2. peatükk ja salm 15 ütleb, ma olen siit teise poole ainult. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust. Mõelgem selle kirjakoha üle. Mida sa selle kirjakohaga mõtled? Teate, siin jutt ei ole sellest, kuidas mina armastan Jumalat. Siin räägitakse sellest, kuidas Jumal armastab mind. Isa armastust ei saa olla siis, kui minu tähelepanu on sellel maailmal. Isa armastus on isa poolt antud suhe minule. Mitte minu poolt isa poole. See on tagajärg. Aga me pöörame tihti inimese kesksesse seisundisse ja nüüd vaatan see, oota, kuidas mina armastan isa. Ei, siin ei ole jutt üldse sellest. Samamoodi on, kuidas mina usun täna Jeesusesse. Ei, jutt ei ole sellest, kuidas mina usun. Küsimus on, kas Jeesuse usk on minu sees. See on võitnud maailma. Minu usk tähendab minu ja minu tegevus tema poole ei võida midagi. See on asja tagajärg, et Jeesuse usk on minus, Jumala armastus on minus, see võidab. On ju, või vaatame näiteks siit see 4. peatükk ja siin salmist 18. Ta ütleb ju ka, või ta ütleb siin eelnevalt ka, kuidas ta siin ütleb, et salmist 12 ka, kui me see siin on mitmes kohas ta sellest räägib, et siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Ja siis siin eelnev, ütleme siin 16. salmis ta ütleb ka, Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Selles on Jumala armastus saanud meie vastu täiuslikuks, et meil oleks julgust kohtupäeval. Sest nii nagu tema või nagu on tema, oleme ka meie maailmas. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Paned tähele, jutt käib Jumala armastusest meie sees. Jutt ei käi meie armastamisest, kuidas meie armastame Jumalat, nagu meie osutaksime Jumalale.
hoopis tema elu avaldus temale endale. Ja nüüd see avaldub inimeste üle. Tegelikult võti on väga huvitav või selline väga lihtne samas. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Vaadake, võti on alati tema ja veel kord tema meis. Ja mitte see on kõik tagajärg, mis meie temas. Aga esmalt on tema meis. Võib-olla see on nagu väga lihtne ja väga lähedal ja võib-olla seda on väga raske niimoodi, kuidas kellelgi seda haarata. Ja kui näiteks nüüd puudutades veel seda, kui poeg tuleb koju, kui on öeldud, tooge kiiresti kõige kallim kuu, pange talle selga. Tähendab see õiguse soomusriik, sa oled kaetud tema õigusega. Teate, igal Jumala poja õigus on olla õige ja püha. Ja kui küsimuseks tuleb, mis ma väärt olen, ma ütlen, unusta ära. Seda ütlevad sulle inimesed ja seda sa võid ise endale rääkida. Aga Jumal kunagi ei küsi, mis sa väärt oled. Jumal näeb väärtust oma pojas sinu elus. Ja ta kõneleb alati kõnet läbi oma poja sinu ellu. Ja teate, nii nagu vaadake, ma toon siit ja sealt võib-olla piiblist neid pilte. Kui Jeesus läheb ristimisele või tuleb sealt ristimiselt ära ja siis kõlab taevast Jumala hääl. Tema on mu armas poeg. Tema on mu armas poeg. Nüüd küsid, aga mida poeg tegi, et olla armas? Me ei saa midagi selleks teha. Jeesus ei teinud ka selleks mitte midagi, et olla isa armas poeg. Sa ei saa mitte midagi selleks teha. Ma tahan öelda, see on nii nõutu olukord. Aga kui sa nüüd vaatad selles noorema ja vanema poja loos, siis hakkad täheldama siin teatud asju. Nüüd käib kojas pidu, on ju. Nuumvasikas vaja tappa, pidu vaja püsti panna. Kes paneb peo püsti? Isa paneb peo püsti. Vanem poeg tuleb väljalt ja kuuleb, mis pidutsemine see seal kojas nüüd küll peaks olema. Siis teatatakse, sinu noorem vend on koju tulnud. Mis asja? Noorem vend. See, kes kogu vara on nüüd nahka pannud seal ja oma, ma ei tea, mis eluviisidega, ma ei tea, kust ta seda võttis ja kust need kuulud tulid või mis, kas ta tööle kavastas või seda piibel nagu ei räägi. Aga siin tema annab oma ettekande, mis tema on väärt, et temale tehti pidu. Jälle teod. Ja ma küsin, aga mis Jumalal on pistmist tegudega? Väärtus baseerub, kes sa oled, aga mitte see, mida sa teed. Tagajärg on see, mida sa teed, on ju. Kuidas sa usud, see on tagajärg, mis pilti sa omad Jumalast. Teate, õigel uskumisel on tagajärg ka õige eluviis. Usud mind? Mina usun Jumalat. Kui sa usud õigesti lähtega Jumalast lähtuvalt, siis sa tood ka esile õiged teod. Need ei saa olla lahus. Need on koos. Ja kui sa paned tähele siin selle vanema venna juttu, ma lihtsalt tahan siin seda näidata. Esiteks, ta ei saa sisse kotta tulla. Miks ta ei saa sisse tulla? No uhkus ei luba. Just. Kuidas ma saan sinna minna, kui noorema poja pärast on tehtud pidu? Mis ta teod väärivad? Need teod ei vääri seda pidu. Ma tahan öelda, Jumal ei ole üldse see, kes on inimesed. Ta üldse ei käi seda rada, mida inimesed räägivad. Ja ma räägin, siin meil inimestena on probleem. Jumal on hoopis teine kui inimesed. Ja nüüd, kui on kojas pidu, nüüd vanemal vennal on probleem. Kuidas ma saan peos olla külaline ja osaline, kui see pidu on tehtud noorema poja või selle venna pärast, tegelikult tema venna pärast, ja tema teod ei vääri üldse pidu. Ja teate, nüüd on inimesi, kes lahtuvad täna kogudusest selle pärast.
on igasuguseid probleeme, mis elus ette tuleb. Vaadatakse, öeldakse, kuule, kui katki sa oled, kui võib-olla väärtusetu sa oled, kes sa selline oled ja sulle tehakse pidu ja isa teebki peo. Ja just nimelt sellepärast, et mõista, et inimene peab ära mõistma isa loomuse, isa südame, aga mitte inimeste tegusid möödma. Tegelikult see on meie usuelu AB. Sellele ehitub kõik muu. Ei küsida enam, mis su tegu väärib või mis sa väärt oled, vaid küsimus on, mida isa väärib. Halleluuja. Ja isa väärtusest lähtuvalt, isa ütleb, kõik, mis on minul, on nüüd automaatselt sinu. Järgmine küsimus on, kas mul on au vastu võtta, nii nagu Rooma 5.17 ütleb, ülikülluslik arm ja õiguse anni täius. Kas ma võin seda vastu võtta? Jaa, võib küll. Halleluuja, kui sa saad vastu võtta. Ja sa ei pea osutama teenet, et seda vastu võtta. Halleluuja. Oi, see on hea. Oi, see on hea. Nii et tead, sind ja mind on täna tehtud isa armastuse objektiks. Halleluuja. Ja ta ei vaata selle peale, kui katkisena ma tulen, kes ma selline olen, mida inimesed minu kohta räägivad, mis iganes jutud, ma ei tea, siin isegi noorema selle venna suhtes siin, ma ei tea, mida see vanem vend küll räägib, aga et kõik mismoodi ta võib-olla vastas tõele, võib-olla mitte, ma ei tea, siin nagu piibel nagu otseselt seda ei kinnita. Aga see pilt, mille Jeesus esile toob ta esile selleks, et meie mõistaksime täna elu tiirleb isa ümber. Kui me küsime täna, mis on see palve, mida meie saame täna paluda. Kui sa mõtled niimoodi Jumala poole pöördudes ja Jumalalt paluda täna. Mida me võiksime paluda? Teate, ma näen kuidagi, et ükskõik mis olukorras, oled sa heas või oled sa mingis halvas olukorras hetkel, mis on inimlikud möötmed nagunii, on ju, ja sa lihtsalt tüüad seal, minu isa. Ja ongi kõik. Isa tormab appi. Isa on kohal, see ei ole, kas see õieti sõnastatud palve, kuidas on see sõnastatud, kas see ikka on nüüd täpselt nii nagu peab olema, kas see vastab klassifikatsioonile, kas ta on ikkagi kooskõlas täpselt nüüd selle uue testamentliku arusaamaga või on see vanatestamentlik, inimlik või tead, mida sa seal arveldad? Isa mõistab hoobilt kõike, enne kui sa jõuad juba palvetada. Isa teab kõike, tunneb kõike, mõistab kõike, isa näeb, ta on kõige sentrum. Ei ole poeg on tagajärg. Pole isa, pole poega. Algus, see mille ümber kõik tiirleb, ongi, kes on minu isa. Ja kui isa on see, ütleme nagu on öeldud, kõik hea ja täiuslik and tuleb ülevalt valgus isa, kellel ei ole muutust ega varjutuste varju. Ja kui see näiteks Jeremia 31.3 ütleb ka seal, ja tema, kes meid on oma igavese armastusega armastanud, igavese armastusega jääb tema osadus meiega. See ei ole mitte eile, täna ja varsti jälle muutub. See oli, on ja jääb. Igavene armastus kunagi ei muutu. Ta on Jumala poolt, võiks öelda, jumalik olemus on tema. Ja kujutad ette, kui see, kes on tema, oled sina ja sina oled see läbi, kes on tema. See on tagajärg. Aga ma räägin, see avaldub igas Jumala pojas. Teate see, näiteks kui sa mõtled sellele Rooma või siin isegi, ma tooksin siin võib-olla mõningaid neid kohti esile. Vaadake, Matteuse 6. peatükis ütleb, pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse. Panete tähele, neil ei ole üldse teenit.
mõista seda, läheb, neil puuduvad teened ning taevane isa toidab neid. ja mis ta selle peale ütleb? eks teie ole palju enam väärt kui nemad. aga kust tuleb inimesel see, et ta tahab Jumalale midagi tuua? vaadake, kõikides religioonides on see, et inimene tahab ohvreid Jumalale tuua. see on inimliku loomuse justkui sisse kirjutatud mingisugune osa. aga Jumal on toonud omalt poolt juba Jeesuse ohvri. ja tema lõpetatud töös näeb Jumal sind ja mind armastatutena. mitte enam, et sa midagi saad. sa juba oled, et sa avad sellele silmad ja sa korraga näed, et kui armastatud sa oled. tead, vaatame siin näiteks see, ma teen siin lahti korra Ehvesuse kirja. pane tähele, 1. peatükis 6. salmis, kuidas ta ütleb. tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus. paned tähele? selles armastatus, kus kohas sina ja mina asetseme. meie asetsemegi Jumala armastatus. see on ju, kes on täna Kristus. tema on Jumala võitu. meie olemine on täna tema selle armastatuse sees. halleluuja. teate, kui hea, kui sa seda näed täna. sa oled Jumala armas poeg. teate, kui kurat tuleb Jeesust kiusama, kuidas ta ütleb? ta jätab sealt ühe sõna välja. ta ei ütle armas. kui sa oled see Jumala armas poeg. ta ei saa seda öelda lihtsalt, sest temas ei ole seda. ta ütleb, kui sa oled Jumala poeg. ja läheb siis ütle ja tee ja toimeta asju nii. aga Jumal tunneb igat maa peal olevat inimest oma armsa pojana. teate, sellepärast, et see poja hind oli meie eest. ja meie oleksime pidanud olema tema selle ohvri koha peal. mõtle vaid. ja ta toob oma poja ohvriks. vaatame näiteks siin seda, kus ta siin, ütleme näiteks see Rooma 8, vaadake 32. tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? millest muust iganes jutt oleks? küsimus on isa südames. kes on tema? lähtuvalt, kes on tema, see oled ka sina ja mina. sa ei saa saada selleks, saad aru? sa juba oled see. sa ei saa saavutada seda, sa ei saa jõuda sinna lihtsalt, mille pärast, sest 2000 aastat tagasi juba kehtestati see. meil tuleb nüüd arm vastu võtta. ja ta ütleb nüüd ju selle kohta seal Rooma 5.17 ütleb ka, et kes saavad selle ülisuure armuanni, selle ülirohke armu ja õiguse anni täius hakkavad elus valitsema. kelle kaudu? Kristuse kaudu, asukoha läbi, kus nad asuvad, Kristuses asuvad. kus on valitsus? Kristuses on valitsus. kellele Jumal tähelepanu osutab? oma armastatule osutab tähelepanu. kes on armastatud? Kristus Jeesus ongi see, kelles su elu baseerub, kelles su nii-öelda teenistus baseerub. ja nii nagu vanem poeg ütleb, kuule, isa, ma pole kunagi elus astunud üle sinu käsust. ma olen kõike teinud nii nagu kord ja kohus. ma ei tea, kas isa pidi käsi plaksutama, mu tubli poeg. kõike tegid nagu käsk ütleb, nagu kord ja kohus. aga tead, poeg oli loodud selleks, et tunda isa südant. sellest oli asi väga kaugel. aga käsku ta täitis täpselt nii-öelda viimse nii, nagu tuli täita. aga mõista, milleks või kelleks oli poeg sündinud,
sellest aru ei saa. Ja täna teate meil ka, kui meil on pilt Jumalast, nüüd seesugune nagu on. No ma ei saa ju öelda, milline ta on. Ta on lihtsalt selline nagu ta on. Kui me isa ei näe keskmes, siis on asi nagu nii nihkes. Seal ei ole mitte midagi teha. Sest Jumal isa on armastus ja tundes tema armastust, saame me väljendada tema armastust. Tundes tema armu, saame me väljendada armu, on ju. Mõistes tema lõpetatud tööd, on meil osa sellest ja me saame väljendada seda lõpetatud tööd. Küll on Jumal huvitavalt need asjad pannud nagu liikuma. Lähtuvalt nagu on tema, olen ka mina. Mõistes, kui suur on Jumala armastus, sest kui ta ütleb, sest nõnda on ju Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud. Ta on teinud ühe konkreetse teo, et üksi, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Ja Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma selleks, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Jumala eesmärk on ju pääste esile toomine tema enda läbi. Inimesel ei olnud endal päästet. Seal oli ju läbi kukkumine. Aga nüüd on tema ise selleks nii-öelda ohvriks ja anniks, kelle kaudu meil ongi pääste. Tänu Jumalale, et me enam ei saavuta seda. Nii et nüüd meil on õigus tulla ja puhata tema lõpetatus. Kõik on valmis pandud. Nii-öelda nagu ta ütleb seal tähendamissõnas ka, et nagu see pulmalaud on kaetud. Kõik on valmis. Kutsuge sisse kõiki. No kõik inimesed on ju täna päästetud. Aga nad ei tea täna veel seda. Sest ju ohver on toodud. Kuidas nad ei ole päästetud? Nad ei ole vastu võtnud veel. Nad ei ole kursis tõega. Need on nii olulised asjad just mõistes, et kui ma nii-öelda mul on see õige seisund Kristuses. Mis asi on õige seisund olla õige? Aga mis on õige? Ma olen ju patuta, ma olen veatu. Kas pole huvitav? See on minu vaimulik seisus, mille Kristus on kehtestanud alati tulles Jumala ette. Ilma mingi süü või ilma hukkamõistu või ilma millegi katki olemiseta. Ma võin tulla ja võtta tema käest armu peale. Igal hetkel ligineda. Alati ma olen vastu võetud. Tänu Jumalale, et Jumalal ei ole seesugust mõtteviisi, nagu inimene kannab. Teate, kui hea ja vabastav on see. Sellepärast ongi alaline pidu, kes mõistab asja sisu, elabki peos, alati pidu. Sest meid on ju tehtud võidust osasaajateks. Sest kõik, mis meile kuulub, on täna ju tema võit. Nii et kõike meile kinnitakse siis tema poja kaudu. Nüüd ta ütleb, et kes võib süüdistada Jumala valitud, Jumal on see ju, kes õigeks teeb. See õigsus katab meid. Õige olemine. Ja nüüd ma nimetan seda, kelleks Jumal on su teinud. Just nimelt, kelleks Jumal on su teinud. Kui meie mõistame nüüd seda, siis meie saame seda respekti avaldada ka iga ühe venna suhtes. Sest Jumal on seda teinud. Kes võib meid hukka mõista, Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes palub meie eest. See on nüüd see õigsuse seisund, meie asetsemine Jumala isa paremal käel. Ja ta küsib, kes võib meid siis lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus, ahistus, tagakiusamine või nälg või alaste olek, häda või mööd. No mitte miski ei saa meid sealt ära lahutada, sest see on seisund, kuhu Jumal on ju meid asetanud. Halleluuja. Ikka täitsa, ma ütlen, lõdvestu, puhka. Naudi. Ja see Salm 37 edasi ütleb, kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Võti on, kes meid on armastanud. Mitte võti ei ole seal, kuidas mina armastan. Vaat, et see kohale jõuaks. Ma räägin, see ei ole nii kerge kohale jõudma. Sest hingevaenlane räägib, mida ta iganes räägib ta just vastupidist, kuidas sina armastad teda. Et süüd panna meie sisse. Ja seal on alati läbi kukkumine. No tähendab juba, kui nagu selline võistlusmoment, kui hästi, siis see on juba läbi kukkumine. Sest seal juba manipulatsioon käib ju.
aga nüüd kui mõistes, kuidas Jumal on oma armastuse pannud minu sisse, et ma olen tema armastatu. Nii nagu ta ütleb Jeesusele ka seal peale ristimist, kui Jeesus veel ei olnud midagi teinud, tema on mu armas poeg. See hääl kõlab täna kõigile inimestele. Kas sa oled midagi teinud või ei ole midagi teinud? Ega tema sinu tegude põhjal ju ei räägi. Ta räägib oma enda loomuse põhjal. Sa oled tema armas poeg, kellest temal on hea meel. Nii et kiitus Jumalale. Nii et kes selles kõiges me oleme siis saanud täieliku võidu tema läbi. Tähendab tehtu läbi, mis Golgatale korda saadetud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavusega. Mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest. Panete tähele, mitte kuidas meie armastame Jumalat, vaid Jumala armastusest meie suhtes ei saa meid keegi lahutada. Näen seda erinevust. Ma tahan just sellele seda, kuidas ütleme, raskuskeset asetada. Tihti see on inimeste elus vastupidine. Ikka ma tahan küsida, aga kuidas mina armastan? Oota, mis vilja mina kannan? Kirikus küsitakse ka ikka vahel. Oota, mis vilja sa ikka nüüd kannad? Mis vilja? Vilja on tema kannab vilja, mul pole mingit vilja. Me vahel räägime erinevatest asjadest justkui. Vili on ju tema oma. Tema kuningriik kannab vilja. Jumala isa armastuse avaldumine läbi inimese on ju vilja kandmine. See pole minu armastus, see on tema armastus. Tema tahe, tema töö, tema eesmärgid, tema suhe, tema osalus, kõik see on ju tema lähe. Kõik on temast, mitte minust. Halleluja, see on nii asi. Lihtsalt, ma ei tea. Nii et ta ütleb, ei miski ei siis ei, olen veendunud, et miski ei saa mind lahutada, praegused tulevased. No mis iganes tulevased. Ei keegi, kellegi jõud ei hakka peale. Jumala armastusest minu sees, mis on püha vaimu läbi välja valatud meie kõigi sisse. Ei ole lahutust. Vägev. Teate, see on, ja ta ütleb, siis kõrgus, sügavus, miski muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Ei suuda, ei saa, ei ole võimalik lahutada, sest see on Jumala armastus. Oleks see nüüd minu armastus Jumala poole, kõik asjad oleksid küsimärkidega. Kuidas õnnestub, kuidas täide läheb, mis on mul hea tuju, on halb tuju, õnnestub, ei õnnestu, loterii ja loos või mis iganes. Kogu aeg on midagi, kas läheb korda, ei lähe korda. Aga teate, kui hea on see on tema armastus minu sees, tema usk minu sees, et ta usub minusse, tagajärg on mina usungi temasse. Halleluja. Ja selle vanema poja lugu, kui isa ütleb need nii head sõnad, kõik, mis on minu, on ka sinu. Nüüd on edasi küsimus, mis see kõik on? Kõik, mis on isa päralt, halleluja, on ka minu. Nii et, kuidas öelda, puhka jalga, tunne elu rahulikult. Ära pingut, ära jookse, ära rabele, ära võta midagi ette. Tähendab, sa ei saa rohkemat kui see, mis Jumal on juba teinud. Ta on juba oma armastuse välja valanud. Ja tead, see on vaimust. Ja, aga sa ei saa seda kunagi ka muuta, mis on huvitav. Sa ei saa seda muuta, sa ei saa seda paremaks teha, ega sa ei saa selleks ka midagi halvemaks teha. Vaim on hiigemangis. No vot, need on nüüd omavahelised asjad. Selles ongi probleem. Jah, aga nüüd ma räägin just nimelt seda vaimus toimunut, vaimus, mis on paika pandud. Edasi minu hing saab olla selle väljendajaks. On ju? Nii nagu võiks öelda, ma temast tunnistan. Nagu ma temast tunnistan. Mõelgem vaid, see ka mina olen. Sest sellest ju lähtub õigest kuidas öeldakse, õigest uskumisest lähtub ka õige elu ja eluviis.
me otsime tihti seda õiget. Mis see õige on? Õige on Jeesus. See on üks isik, on ju. Tema tõttu ma olen nüüd see, kes ma olen. Ma ei saa seal midagi parata ega muuta. Ja nüüd on minu au ja eesõigus tunnistada seda tõde. Ja lähtuvalt, kuidas ma seda tõde tunnistan, lähtuvalt sellest ka mind muudetakse. Kui ma olen võimeline muutma oma uskumist, see on võimas väik tegelikult, siis ma olen võimeline ka muutma oma elu. Mõtlema panen. Jah. Ja ütleme see nii, kui sa mõtled selle loolegi, nii noorem poeg baseerus oma tegude peal isa ees. Vanem poeg baseerus tegude peal oma isa ees. Nende meeleparandus, võiks kui, ma ei tea, vanema poja meeleparandust juttu eriti ei ole seal, aga noorem poja selle meeleparandust läheb välja jälle tegude pinnal. Kui me täna kuulutame või räägime meeleparandusest, siis me mõtleme sellest tihti, kuidas inimene kahetseb oma pattu ja et ta enam siis nagu ei läheks nende asjade juurde. Aga kui ta ei kohtu isa armastusega, mis meeleparandus see on? See on kinniolek kusagil. See ei muuda mitte kui mitte midagi. Isa armastusega kokku saamine on elu muutus, kes katmatu palgega vaatleb teda muudetakse. Kuidas? Vaatluse läbi. Aga mitte oma tegude parandamise läbi. Vaat seal on inimene tunnetab jõuetust. Ainult see kohtumise hetk oma isaga, isa loomusest osa olemine ja ma korraga kogen, miski on jälle minus saanud täiesti muudetud. Ala, mida tema puudutas minu elus. Nii et vastasel korral oleksid ju asjad niimoodi, et lähtuvalt kui hästi mina parandan au mulle, tehke järgi. Ta ütleb, siis oleks ju inimesel kiitlemist. Aga Jumal võttis kiitlemise momendi üldse välja. Ja tead, kuidas ta välja võttis? Ta pani iseenda sinna sisse. Ja kui me näeme, et siin on tegemist Jumala teoga, siis on ainult au talle. Kes saavad selle ülisuure armu ja Jumala anni täiuse. Need valitsevad, kuidas? Ülisuure armuga valitsevad, sest see oli armu and, mida saab vastu võtta ainult Jumala armastatu. Seal inimlik tegu puudub. Sa saad aru, ma olen tema armastatu ja seetõttu ma olen see, kes on minu isa. Asi, kuidas ütleme, Jumal on pannud asjad tööle lähtuvalt iseendast. Kui sa näed seda nüüd vaimu olemist, ma saan aru, nii hind mängib siin oma trolli ja hind tahab, oma asju siin kehtestada. Aga kui sa mõistad seda, et minu hing peab tunnistama seda, mis mu vaimus on, et käia elu teerada või seda kitsal teed. Mul ei ole mitut teed valida, mul ongi tema tee. See ongi elu teerada ja sellest rajalt ei saa ära eksida. Teate, kui võimas on, kui isa ütleb, tea, kõik, mis on minu, on ka sinu. See ei saa sulle, see juba on sul. Amen. Sest 2000 aastat tagasi toimunud tõsiasi kehtestas selle. Ma kirjutasin siin välja ühe sellise lause. Siin on õige uskumine viib alati õieti elatud eluni. Elu on seotud Jeesus isikuga, kui usud temasse, tema armastusse sinu vastu, tema armu sinule ja tema lõpetatud töö väesse sinu elus, muudab ta sind seestpoolt väljapoole. Ja tea seda, kõik Jumala need, kuidas ütleme, tõotused, tõed tulevad esile meie seestpoolt ja avaldavad ennast väljapoole. Vaat see on elu muutev, mis muudab
ja sa jäädki selleks. Teate pärast, sest tema produtseerib, tema allikas produtseerib sinu seestpoolt väljapoole elu, mida ei genereeri sina ise, vaid tema sinu elu. Toimib, austab iseennast. Ma ei tea, kas need sõnad on keerulised, et see on imelik, kõla on imelik, et nagu Jumal elab iseendale läbi sinu elu ja see ongi sinu ja minu elu mõte ja Jumala plaan maa peal, miks me üldse elame. Selleks, et tema saaks oma elu läbi meie elud esile tuua. Ja paljud ümberringi näeksid seda, kes on tema. Ja kes on tema, nii tagajärg on, oled ka sina. Halleluja. Nii et need olid minu mõtted, mida ma tahaks väga rõhutada või esile tuua. Ma ei tea, et need oleksid, et ma tahan öelda endale ka, et ma iga päev suudaksin möelda, isa on minu elu kese. Isa on minu elu läte. Jeesus elas kogu oma elu elatud päevad maa peal, elas ta isa lähtest. Meie elame Kristuse lähtest. Meil ei ole muud lähet kui see, kes on tema. Nii nagu on tema, siis ütleb see, mis ta on siin, see 1. Johannese 4, siin 17 ütleb, nii nagu tema on, oleme meie ka täna selles maailmas, nagu tema on. Mitte nagu tema oli, vaid nagu tema on. Sest ta ikka ju elab. Ja mina elan ja sina elad. Nii et me oleme see õnnistatute, armastatute põlvkond, keda isa nii väga soosib, et ta ei küsi sinult ja minult ühtegi, osutades mitte ühele teole. Teate, kuradi jutt algab kohe tegudega. Ta on nagunii valetanud. Kui ta suu liigub, ta valetab. See on selge. Aga Jumal räägib alati oma armastatust, kes on temale see kõige, kellele kogu tähelepanu, taeva tähelepanu on sinu ja minu peal. Teate, mis noorem poeg ütleb, et kuule, võta mind vastu kui ühte oma palgalisi või kui ühte teenijat. Kuule, Jumalal on terve inglite armeed teenijaid. On nendest puudust või? Aha, ta otsib oma poega. Saad aru? See on kallihinnaline, kes on tema poeg. Ta küsib, kus sa oled? Mina olen sinu jaoks valmis pannud kõik. Astu pidulauda. Tead, paneme pidu, tähistame, väljendame, rõõmustame, laulame, tantsime. Ma ei tea, mida teha. Ega mina ka ei tea, kas see pea peal püsti seista. Kui tema, seda tahab, et meie rõõm niimoodi temale väljenduks. Kõik on ju seal võimalik. Nii et elada talle selles, kes tema on. Kes tema on. Nii et see, kes tema on, selles leian mina ka iseenda. Nii et ma ei räägi siis enam, vaata, nüüd on need sõnade taha jäävad asjad kinni küll tihti. Et ma võin rääkida küll isa armastusest minus, aga ma võin ka rääkida sellest samast armastusest, mis on minu armastus. Sest see on minu isa. Minu kallim, minu armsam, kellest ma olen sündinud ja kelle lähtest ma täna olen, elan, toimin, on ju. Sest isa armastusest on saanud minu armastus. Aga ma just räägin seda kirjeldades lahti selle asja sisulist poolt, et meie mõtteviis oleks just nimelt ühendatud sellega, see ei ole minu, vaid see on tema. Nagu nüüd ei ela mina, nüüd elab tema. Teisest küljest elan ju mina ka. Kuidas sa neid sõnu võtab? Sa ei saa öelda, et nüüd ei ela mina. Kuidas? Ikka elan. Sest ma elan temas. On ju? Mul ei ole enam Aadamas vanas olemises elu. Mul on tema olemises elu. Ja nüüd, kui ma räägin usust, siis mul on tema usk. Sest ma ei saaks, teate, muidu uskuda, kui ta ei oleks seda usku minu sisse pannud. Ma ei saaks armastada, kui tema ei oleks seda armastust minu sisse pannud. Nii et kõiges on tema süü, et sa usud, et sa armastad. Ma ei tea, kelle ees. Saatanale on see probleemiks. Aga tema armastusest teate tuntakse,
kes te olete, sest see on tema loomus. Noh, mis sa siin juurde lisad või ära võtad? Ma ütlen lihtsalt, ole see, kes sa oled. Sa oled õnnistatud. Et sa lased esile tulla selle, kes sinus elab. Nii et Jumal õnnistagu sind.